tere! Te olete Kalamajas Feldmilli ateljees ja ma olen valmis seadnud sinna villahunnikud, et viltida ühed sussid. Siin on siis lambavill, sellised lõiked, vesi ja seep. Ja see töö käib tegelikult ju väga lihtsalt. Tuleb teada töövõtteid, peavad olema head materjalid ja loomulikult meistri iseenda vilumus. See viltimine on vana ja väärikas käsitöövaldkond. Mina olen selleni jõudnud läbi juhuse, aga see on mind kuidagi väga-väga võlunud. Siit tulevad siis sellised sussid, mis on seest ühte värvi ja pealt teist värvi. Mõlemad sussi pildin eraldi, nii et lõpuks ma saan sellise ilusa ja toreda paari kokku. Kasutan tavalist laste seepi ja sooja vett ja siis on vaja siin veel tülli ja abikangast. Ja kõige tähtsam on see, et materjal see, millega ma tööd teen, oleks kvaliteetne ja hea. Ja üldjuhul on selleks meie kohalik lambavill. Aga see viltimine, see võtab nüüd aega siin üks tunnike, enne kui ma saan need sussid valmis vilditud. Ja siis peale seda veel liistu peale panna ja ära kuivatada ja siis ära kaunistada, et see protsess on aeganõudev, aga huvitav. Lõpptulemus on siis sellised head ja soojad sussid, et seest ühte värvi väljas teist värvi ja soojendavad varbeid mõnusalt. Aga ma näitan siit teile veel materjale, mida ma kasutan, et tõepoolest üks asi on kraasvill, nii nagu seal nende susside puhul, aga tihtilugu ma kasutan ka sellist villa, mis ma olen lihtsalt lammaste seljast saanud. See on ära pügatud, aga kraasimata. Seda on sellist mõnusat Gotlandi villa kui Islandi kui Ahvenamaa lammast ja muidugi meie enda kohaliku Eesti lambavilla. Väga mõnusad on minu arust sellised villakud, kui lammas on pügatudki ühe tükina ja see ei ole lamba nahk, vaid see on villak, mis on vilditud, nii et siin ka teisel pool on lambavill. Või siis sellised mõnusad krussised tekstiilid. See on selline tugev ja soe ja pehme ja väga mõnus variant viltimiseks. Aga ma teen ka imeõhukesi kangaid, näiteks kaelused, kus on sees hästi õhukene merinovill ja peal siidist kangas või hoopis näiteks viskoosist kiud. See merinovill on hoopis teistmoodi, langev ja kerge ja vastupidu mõnusalt sõbralik. Ja siis näitan veel siit selliseid trükikangaid. Need trükikangad on villasele kangale trükitud ja nendel on selline uhke märk nagu tunnustatud Eesti käsitöö. Aga siin ateljees on veel üks nurgatagune ja selles on mul üles pandud kangaspuud. Ühe telje peal on praegu üks väike kaltsuripast tööpruuv ja nende suurte telgede peale ootab lõimepanemist põimevaip. Nii et kui te tulete siia paari nädala pärast, siis on siin juba vaibanäidistamine. Nii et kui te olete minu töödest huvitatud, siis tulge Vanalinna, Pikk tänav 22 või siis Kaarmani käsitööpoodi, sealt te näete neid vilditöid. Aga mul on olemas ka enda kodulehekülg feldmill.ee ja seal on e-pood kenasti üleval ja kõigile vaatamiseks väljas.